Eesti Pank teatas täna, et selleaastased hinnatõusud saavad seni arvatust olema suuremad ja uue valitsuse rahaplaanide osas on nad mures. Sel aastal on inflatsioon prognoosi järgi 6%. Põhjuseks maailmaturu hindade tõus, palgakasv, mis tõstab teenuste hinda ning kolmandaks annab hinnatõusule hoogu riik. Ja kolmas nüüd oluline tegur puudutab mõistagi maksumuudatusi, sest nii käibemaksu tõus lisatakse suuresti üks ühele hindadele, samuti mootorsõiduki maks arvestuslikult läheb inflatsioonile komponendina juurde ja kokkuvõttes siis, kui me tervikuna näeme, et hinnatõus võib sel aastal ulatuda keskmiselt 6%, siis umbes kolmandiku sellest, umbes 2% siis moodustavad need maksutõusud. Selle tulemusel prognoosib Eesti Pank, et reaalpalk langeb sel aastal 2% ehk hinnatõus ületab palgakasvu. Rahandusminister nendib kaasa, et palgasaajal läheb sel aastal raskemaks. See ongi oluline leevendus, et pensionid kasvavad reaalarvestuses ja teiseks laenuvõlgnikud saavad kergenduse Euribori näol, nii et see ongi see, mida nimetatakse seda kasutada jäävaks rahaks, aga palgasaajad sel aastal tunnevad ennast kehvemini, kui neil palk ei tõuse. Majanduskasv on sel aastal siiski olemas ja töötus ei suurene, seda ei vääravat kaalanud kaubandussõda. Eesti majandus jõuab tänavu piisavalt tugevale kasvurajale, et isegi kui nüüd praeguseks välja hõigatud kaitsetollid kehtestatakse Ameerika Ühendriigid Euroopa Liidule, Euroopa Liit vastab Ameerika Ühendriikidele, et siis seda kasvumomenti siiski ära ei nulli. Küll aga soovitab Eesti Pank jälgida, et riigieelarve suurte miinusesse ei kukuks, sest kuigi Euroopa Liit lubab kaitsekuludeks suuremat miinust, tähendab see ikkagi laenuvõtmist ja sellega kaasnevaid intresse. Tegelikult muutuvad ikkagi selliseks jooksvaks ja püsivaks oma loomult riiklikuks kulutuseks, mille jaoks oleks ikkagi vaja leida ka püsivamaid siis katteallikaid, tõenäoliselt siis kõrgemate maksude ja maksutulude näol või siis mingite kokkuhoiumeetmete kaudu teistes valdkondades lihtsalt seetõttu, et me ei oleks siis olukorras, kus me igal aastal peame järjest ja järjest niivõrd palju täiendavalt riigina laenu võtma. Kindlasti tuleb silmas pidada seda, et isegi kui meil on tarvidus suuremateks kaitsekulutusteks, siis riik peab tulevikus hakkama saama ka laenukoormuse kasvust tekkivate täiendavate intressimaksetega. Ka kardab Eesti Pank, et kaitsekuludeks lubatud riigieelarve miinuse erandi varjus tõstetakse tegelikult muid riigikulutusi, mitte ei lähe kogu erand riigikaitsele. Rahandusminister lubab, et jälgitakse ikka, et kaitsekulud tõusevad, aga muud kulud hoitakse kontrolli all. Me igal juhul püüame ennast panna siis selle erandi raamidesse, see on vähemalt minu ettepanek valitsusele ja eks me siis vaidle, et kas teistele ka midagi jääb.